kogunes hotelli Pirita ette 10 veidraid, munajalt voolujoonelise kujuga autosid. Autodes istusid elevil mehed ja naised, kriimud lapsed ja rahutult haukuvad koerad. Peagi moodustus autokolonn, mis põristas läbi kesklinna, nautides tavaliste inimeste heatahtlikku tähelepanu ja poolehoidu Haapsalu poole, et jätkata sealt Meritsi teekonda Hiiumaale. See auto, Volkswageni Põrnikas, on maailmas üldse enim toodetud sõiduvahend, mis tasapisi on ilmumas ka Eestimaa teedel. Palju täpselt siinmail Põrnikaid on, ei ole teada, aga 100 ringis kindlasti. Sestap on ka loomulik, et nende toredate autode lõbusad omanikud Eestis asutasid hiljuti oma klubi, mille nimi on muidugi Põrnikas. See klubi on laheda seltskonna mõnus vaba aja veetmise vorm. Sinna ei minda tühja tähja pärast muretsema. Liikmete näod on alati rõõmsad ja kompleksivabad. Ees ootas 3 pikka põrinarohket päeva Hiiumaa. Hiiumaale sõideti tutvustamaks sellele kaugele ja omapärasele meretagusele rahvale oma Eestis harva esinevat sõiduvahendit, tutvumaks mitmete toitude valmistamise naljakate iseärasustega ja uurimaks Hiiu kuulsa koduõlle väidetavalt kummalist mõju normaalse inimese käitumine. Mis asi on? Ei ta pitoole. Põrnika klubi ohvriks langes paraku kohe esimesel päeval seni saarel vabalt ringi riikunud 2 prisket lammast. 500! 510! 510! 1800 kurad! 2550! 3. korda! Võinud! Kärdla keskväljakul toimus ulatuslik uute klubi toetajaliikmete värbamine, riiviõppus Hiiumaa 4 põrnikale ja jalgsi kõndivate liigikaaslaste terroriseerimine. Põrnikas leidis palju uusi vaimustatud poolehoide. Mulle meeldivad sellised erilised autod just, ja see Põrnikas on nagu kujunenud selliseks, mis oli võimalik mul kätte saada.
normaalse raha eest, mis on võimalik, ütleme, tavalisel inimesel osta. Ja näiteks lapsed on tõelises vaimustuses põrnikas, kui me linna peal ka liigume põrnikat näeme, siis käsi tõuseb alati lehvituseks. Ta on hästi sobilik. Ta on auto, mis on kindel, hea ja sõber. Temas on see fenomen, et minu praktika ütleb seda, et ta on kogu aeg mind alati teeninud ja hästi teeninud ja ka selles mõttes, et sa ühel hetkel tunned, et ka raual on hing natuke olemas ja kuplad ei ole kunagi jätnud sind teele, ta nagu teab ette, millal sa pead tema kuradi kallale minema, mida sa pead temaga tegema ja ta on kuratlikult hea. Ma usun, et järgmine Riigikogu ametlik auto on põrnikas. Tead, on niisugune pisike ja lõbus, ütleme niimoodi, ükskõik kuhu minna või talvel või suvel või kuidas on, kõik naeravad vastu. Niisugune hea tuju on kogu aeg selle autoga. Kui on kõige rohkem vaja, kui on kõige suuremat autot vaja, siis võtan põrnika. Sinna mahub ära ja koer ka mahub ära. Ja lapsed ja sinna mahub veel rohkemgi lapsi, nii et ta on üks mahukas auto tegelikult. Ja väga hea. Ja kui on vaja kuskil metsa sõita, siis saab muidugi metsa saab alati põrnikaga ja metsast välja ka. Volker on selles mõttes vaba ja vabameelse inimese auto on ta küll. Ma ei tea, kes seda ütles kunagi, aga Volkari kuradi hingus ongi selles, et sa istud tema peale, sa istud tema sisse, sa käid tema ümber, ta on sinuga, ta on nagu mingil moel elustiil. No nagu sakslased ise ütlevad, ta ei ole auto, ta on legend. Ja selle omamine on iseenesest juba selline suur rahuldus. Ükskõik mis autod sul, mul on endal olnud väga palju autosid. Ja see põrnikas on olnud ja jääb. Seni, kuni ta ükskord võib-olla, ma ei usu, et ma ta maha lasen roostetada, aga seni, kuni ta kestab, seni on ta minu käes. Ma ei loobu sellest. Nähes Hiiumaa hiiglaslikel põldudel täiesti mõttetult kollendavat vilja, valdas Põrnikaklubi liikmeid entusiastlik töökihk. Mitmeid hektareid nisu niideti sirpide ja vikatitega maatasa, aeti läbi rehepeksumasina ja viidi kottidesse topitult Hoiula talumeeste aitadesse. Veel aastaid mäletavad kohalikud talumehed põrnikate töökangelastegusid. Kõigi hiidlaste südameid täitis suur ja sügav tänutunne. Tunne on üsna ülev sellepärast, et ega Hiiumaal niukest pilti ei näe üldse mitte iga päev. Aga nüüd, kui uuesti talupidamine moodi läheb, on seda rohkem niisuguse ettevõtmise vaja teha. Ja mul selle juurde olekski ainult üks reklaami ettepanek veel, et rohkem peaks Eestimaal hakkama üldse korraldama talguid, sest eks omal ajal talgud olid niisuguse vaese aja värk ja tänapäeval peaks ta tingimata tagasi tulema, sest ühes koos jõuab teha ära palju rohkem tööd, kui iga mees eraldi seda teeks. Kõigepealt mulle see automarku selline jäi kõrvu, õigemini silmi ja kõrvu Saksamaal, sest sellises arenenud riigis ja neid autosid nii palju, siis ma mõtlesin, selle taga on midagi. Ja nüüd, kui ma endale soetasin ta ükskord Rootsist Gotlandi saarelt, siis ma sain aru tegelikult tema sõidueelised ka tegelikult. Ja sõidueelised, jaa, ma olen sõitnud mitu talve, tal on mootor taga ja selles osas on väga lihtne teel seista, esiteks. Teiseks ta on ainus raami peal ehitatav auto üldse praegu maailmas. Ja kolmandaks, uskumatu mitte, ma mahun sinna päris hästi sisse ära ja täna ma võin ta tõesti minu jaoks turvaliselt panna ükstapuha millise tänava nurga peale ja ma ei sulge uksi, võin seda kõigile rahulikult öelda ja ei ole keegi selle autoga veel käinud. Ei ole võimalik sõita Honda või Mazdaga, mis on 100 aastat vanad, õigemini 100 või ütleme see 10 aastat vanad, need lihtsalt lagunevad, aga siiski see Volkswagen on loodud päris kindla autona ja ta on vastupidav, kui ta lõpuks tööle läheb. Eriline on ta igal juhul, juba sellepärast, et tema tootmine on olnud nii pikk ja selle auto praktilisus on ise tõestanud, et ta on tõesti eriline ja väga vajalik auto. Tänapäeval võib-olla, et paljudel on ta jäänud juba niisuguseks, kuidas öelda, niisuguseks tõesti ainult hobiautoks selles mõttes, et sõidetakse aastas 2-3 sõitu ja igapäevast praktikas kasutatakse vähem.
aga ma oskan öelda siiski, et Hiiumaal on üsna mitu põrnikat ka igapäevases tarbimises ja temaga sõidetakse ja kasutatakse, nii et igal juhul on ta ka praktiline auto vähemalt hiidlase jaoks küll. Põrnika ostu puhul, kui kellelegi midagi soovitada, siis ma soovitan kõigepealt kannatust, sellepärast, et vanast autost teha hea auto, selle läheb aega ja ühtlasi ka raha. Ta ei ole väga odav auto, vähemalt alguses, aga pärast korda saamist on ta tõesti mugav sõiduriist, sellepärast ma teda soovitan ja tegelikult täna inimeste huvi selle auto vastu Saksamaal on tohutult tõusnud. Seal on hinnad tõusnud vähemalt 3, 4, 5 korda. No Soomes nad õnneks veel tõusnud ei ole ja kes soovib seda põrnikat endale soetada, siis on see praegu õige aeg just osta ära siit samast põhjanaabrisse auto. Ja tohutu hea kogemus oli, kui Hiiumaale tulime nüüd. Inimesed kuulsid, tulevad põrnikad, inimesed, kes saarel neid 4 põrnikat siin on, nad ise leidsid meid üles, tegid ettepaneku koos sõita ja midagi asja ette võtta. See kõik sündis spontaanselt ja tegelikult kõik, mis spontaanselt sünnib, see on hea ja mõnus. Kergi, rääkige, kas Volkswagen põrnikas on selline naiselik auto? Õudselt naiselik auto. Ilus, armas. No tal on nii väike taga ise. Ei ole midagi, sinna mahub nii palju asju. 7 kohvrit ja paar kübara ette. Aga poisse ei saa peale võtta. Miks? Neil on pikad jalad. Liiga väike. Neil on pikad jalad, ei mahu taha. Kas põrnikast võiks saada Eestis selline kultusauto või midagi sellist? Kas ta tähendab mingit elustiili või on ta lihtsalt auto teie jaoks? Minu meelest on õudselt kest, kui ma istun siia Kuplasse, mul on kübar peas, seal on hästi üleskreit ja kõrge kontsaga kingad. Ja mõist on see niivõrd stiilne. Astuda sellest Kuplast välja ja lehvitada inimestele ja tunda sellest rõõmu, et mul on selline auto. Volkswagen põrniku sinu jaoks põnevaks? Staatus. Mis see tähendab? See on vaese inimese vist selline lõbustus, mida võib igaüks endale lubada. See ei nõua talt rebimist, ei nõua üle jõu käivad pingutusi. Sa mõtled raha mõttes? Ma mõtlen raha mõttes, ma mõtlen aja mõttes, ma mõtlen teadmiste mõttes. Kas Volkswagen põrnikast võiks saada Eestis selline kultusauto? No ma arvan, et ei võiks, sest teataval määral seda on juba juhtunud. See on juba vist toimunud. Räägi mulle, miks sa armastad Volkswagen põrnikat, kui sa seda muidugi teed? No ta on kvintessents sellisest tehnilisest mõtlemisest, mis on Euroopas viimase 50 aasta jooksul olnud ja minu meelest seal on olemas kõik need paremad küljed, mis on vajalikud, ütleme, lihtsa, odava ja kättesaadava auto jaoks. Palju arvad, et Volkswagen põrnikas on selline naiselik auto, et sellega võiksid koduperenesid sõita pood ja nii. Mis sina sest on? Oota mehelik või naiselik? Ta on vist, kuna ta on nii tuntud asi nagu, ütleme, näiteks kahvel, siis me ei mõtle kunagi selle, et kas kahvel on mees või naissoost. Kahvel on kahvel ja see on nähtavasti sama asi, tähendab, sõidab see, kes tahab ja sõidab sinna, kuhu tahab. On sellised autosid, mis ei ole muud kui ainult vahendid ühest kohast teise liikuda, aga on ka sellised autosid, millel on mingi lisatähendus. See Volkswagen just paistab selle poolest silma, et see liikumisvõime on ta selle kogu pildi juures väga väikese tähtsusega. Suurema osa sellest pildist moodustab see tähenduskoorem või see tähendusväli, mis tal küljes on. Kogu see ajalugu ja see imidž. Ta on midagi palju enamat kui lihtsalt auto. Ma vaatan, et viimase poole aasta jooksul on see siiski nagu tendents on sinna poole läinud, et see on kultusauto. Kiiresti ja järjekindlalt vallutasid põrnikad kogu Hiiumaa. Heltermaa Kristjan kostis nende südamlikult madalt põristamine. Põrnikad luusisid metsateedel ja supelrandades, hiilisid talumajade ja külakõrtside ümber, piirasid vanu mõisahooneid ja kõputulega. Paljud Hiiu neiud
vaatasid neile niiskete silmadega järele ja ohkasid salapärase igatsuse. Õhtuti peeti Põrnikaklubis tormilist pidu. Söödi joodi, lauldi kooris ja üksikult, tantsiti ning peeti Põrnikat ülistavaid pikki ja kirglikke kõnesid. Kolm põrinarohket päeva Hiiumaal möödus ruttu. Vili sai koristatud, lambad söödud ja üllas missioon täidetud. Korraks vaidnud leida õnnemaa, korraks vaidnud selle läksid saa. Aga Põrnikakolonn võttis suuna Tallinna. Järgmisel aastal on kavas hiidlastele õpetada söögiseente eraldamist muust lehmatoidusest ja inspekteerida Hiiumaal loodetavasti jõudsalt paljunevat põrnikate peret.